Jah, armas Diana Raud 7, ma olen nõus maksma teenuse eest sellist hinda, sest ma olen juba maksnud teenuse eest näiteks 7500 eurot. Aga lähme siis selle juurde, kui palju ma olen nõus maksma teenuste ees. Kokku. Nii, ma avasin siin lehte, kus mul on kirjas kõik, mis ma olen erinevat enesearengu teenuste eest maksnud. Ja ma loen teile ette, mis mul on siin. Nii, alates oktoobrist 2020 kuni praegune aprill 2026 ma olen oma enesearengule kokku kulutanud 45 330 eurot. Ja mis siis kuulub sinna? Niimoodi lühidalt. Näiteks ma käisin transpersonaalse psühholoogia ja hüpnoteraapia erakoolis Teadlik Mina. Ma käisin seal 4 aastat ja kokku see maksis 8800 eurot. See kursus, millest ma rääkisin, 7500 eurot, on üliintuitsiooni ja kanalduse kursus, mida ma läbisin 4 kuu jooksul. Edasi. Perekonstellatsioonid, mida ma õppisin 2 aastat, läksid mul kokku maksma 3600 eurot. Edasi, struktuursed konstellatsioonid, mida ma õppisin aasta, läksid mul maksma 2200 eurot. Edasi, õppe Marilyn Kerro juures, mis kestis 3 kuud, läks mul maksma 3200 eurot. Edasi, nii, siin on šamaani trip Mehhikos, mis läks mul kokku 3000 eurot maksma. Nii, siin on individuaalsed konstellatsioonid, retriit Horvaatias, mis mul läks maksma 1500, oktoober 2023. Nii, järgmine retriit Mallorcal. Nii, koolitused, järgmised koolitused. Nii, ärikonstellatsioonide kooli ma vist ei ole kokku lugenud. Ei ole kokku lugenud, aga see on üldsummas olemas. Nii, konstellatsioonid, ärikonstellatsioonid. Mihhail Dashkijevi protsess veebruaris 2025 läks mul maksma 1080 eurot. Nii, edasi konstellatsioonid, AI, T-kool. Nii, 350 oli praegu. Nii, november 2025 järjekordne Mihhail Dashkijevi protsess, kus ma olin vabatahtlik. Ja see on annetuslik, ehk siis tegelikult tasuta protsess, tasuta. Et lihtsalt maksta kõikidele töötajatele, kes olid seal kaasas, ma maksin 1288 eurot. Ja kokku on 45 330 eurot. Ja mitte ühtegi senti ma ei kahetse, et ma panustasin kuskile, sest ma kasutasin seda selleks, et investeerida iseendasse. Ja minu jaoks investeerimine iseendasse on üks kõige tähtsamatest asjadest, kuhu tasub üldse investeerida oma aega ja raha. Ja see on see tee, mida ma valisin selle asemel, et valida investeerimise tee, raha investeerimise tee, sest selline võimalus mul oli enne, kui ma hakkasin tegelema psühholoogiaga. Ma mõtlesin, et minust saab investor, sest tegelikult raha huvitab mind väga. Ja võimalik, et ma tegelen sellega kunagi ka tulevikus investeerimisega. Ja nagu ma ütlesin, ma olen nõus ja ma olen ka maksnud selliseid summasid ja
mida aeg edasi, seda rohkem ma panustan iseendasse ja kasutan seda raha selleks, et investeerida iseendasse. Ja nii ongi. Minu jaoks elu on elukestev õpe ja parem ma investeerin kellegi teisse teadmisse, kui ma hakkan avastama ratast. Kuigi mul on ka palju tasuta koolitusi, kus ma olen käinud ja tasuta ei ole tegelikult palju. Aga see on minu tee. Ja tegelikult ma trigerdusin sinu peale. Tegelikult ma trigerdusin sinu küsimuse peale. Just kui ma ei oleks valmis ise maksma, ma olen valmis. Ja kunagi ma hakkan ise ka võtma sellist tasu, kui ma suudan ennast vastavalt sellele tasule, kui minu eneseväärtus on seatud sellisele tasandile, kus ma vabalt suudan seda raha vastu võtta. Ja siis minu välises reaalsuses tekivad ka inimesed, kes on vabalt valmis mulle seda maksma selle väärtuse eest, mida ma pakun. Vot nii.